Tere! Alustasime teemat uurimaks, millest oleneb minu edu ja minu areng. Ja panime kirja neli punkti. Esimene, keda sa kuulad, teine õpivalmiduse indeks, kolmas treeningu tasakaal ja neljas arenguastmed. Ja möödunud korral jõudsime vaadata punkti, keda sa kuulad. See rääkis allikatest, kus kohast ammutan infot, mille põhjalt siis kasvada, areneda. Need allikad peavad olema autoriteetsed, autentsed, vastasel juhul kannatab ka minu lõpptulemus. Ja täna keskendume teisele punktile, pealkiri õpivalmiduse indeks. Ja kui ma küsin nii, mis sa arvad, kui suur on sinu õpivalmiduse indeks skaalal 1–10 näiteks? 7, 8, 10. Kuid kui vaatame seda nüüd veidikene siiski lähemalt, millest oleneb õpivalmiduse indeks? Seal sees on 2 alamindeksit. Esimene on valmidus õppida. Kuidas sellega on? See on kõrge. Jah, me oleme uudishimulikud, meid huvitavad uued teemad, uus informatsioon. See võib olla kõrge. Aga seal sees on ka teine indeks ja selle nimi on valmidus muutusteks. Kas olen valmis muutusteks? Kui palju, mil määral? Aga olete nõus, et need 2 alamindeksid kokku annavad lõpptulemuse õpivalmiduse indeks ja ole enda vastu aus ja hinda seda, et kas ma ikka olen valmis muutusteks. Tihti öeldakse, need õpeta mind, aga ilma, et ma peaks ennast muutma. Kena, täpsustan veidikene seda muutmise teemat ja näide selline. Kui inimene ütles, et jah, tema õpivalmiduse indeks on 10, siis tegin talle pakkumised. Kena, su õpivalmiduse indeks on 10, sa oled valmis õppimaks ja mul on spetsiaalselt sinu jaoks programm, individuaalne õppe, 2 nädalat ja alustame kohe täna. Mille peale vastus oli, et ei, täna ma küll ei saa alustada, mul on täna üks seriaal, mida ma pean vaatama. Milline on õpivalmiduse indeks? Ilmselt mitte 10. Teine inimene kõrvalt ütles, et mina saan alustada. Mul ei ole ühtegi seriaali, mina võin kohe täna alustada ja 2 nädalat sellist õpet läbida. Aga peale minu täpsustust, et aga see on tasuline programm ja see maksab 1000 eurot, ütles see inimene, et ei, seda ma ei saa endale lubada, mul ei ole 1000 eurot. Milline on siis tema õpivalmiduse indeks? Ilmselt mitte 10. Ja nii edasi, isegi kõik sellised momendid, kui me veel vaidleme ja võitleme, siis tegelikult see näitab meie soovimatust muutuda ja mingit õppimist ei saa toimuda. Ja tuleb nentida seda, et tegelikkuses aastaid võib minna selleks, et luua õpivalmiduse indeksid 10 ja alles siis saab hakata õppima. Ja nagu öeldakse, et inimese elus on 2 asja on keerulised. On uute harjumuste loomine ja vanade segavate harjumuste nendest lahti saamine. Kõik muu on kerge. Aga see nõuab muutumist, enese muutmist. Ja võib küsida ka niimoodi. Mis on sinu jaoks kõige armsam, kõige kallim, kas tegevus, olukord, situatsioon? Kõige armsam, kallim ja kas sa oled mingil tingimusel nõus sellest ka kas või ajutiselt loobuma arengu nimel, õppimise ja arengu nimel. Kui jah, on sinu õpivalmiduse indeks kõrge ja võib alata õppimine. Näide, kujuta ette, et sa oled kirglik televiisori vaataja ja nüüd õppimise nimel öeldakse sulle, et sa ei saa aasta aega vaadata televiisorit. Oled sa selleks valmis? Kui jah, on sinu õpivalmiduse indeks kõrge, kui ei, siis sa ei ole valmis muutusteks ja ka indeks on madal. Aga olete nõus, et kõik algab sellest indeksist. See näitab, kas olen üldse valmis alustamaks ja kui olen jõudnud õpivalmistuse indeksini 10, siis saab alata ka õppimine, uue omandamine, uute teadmiste, uue informatsiooni omaks võtmine ja praktiseerimine. Nii et mõelge sellel teemal, vaadake ausalt peeglisse ja otsustage, milline on täna kellegi õpivalmiduse indeks
ja kui see läheneb 10-le või on juba 10, siis me saame alustada ka õppimisega. Aga järgmisel korral räägime juba treeningu tasakaalust. Seniks head enesehindamist. Nägemist.